Tere taas tulemast Hortonomi aiapäeviku lehele. Kui suurem öökulmaõht on juba möödas, siis tegelikult võib ju ka teha plaani, et kütteta kasvuhoonesse tomatitaimed välja istutada. Me iga aasta tegelikult proovime oma aias aina rohkem toidutaimi endale kasvatada, et endale kõike vajalikku saada enda aiast. Ja sel aastal meil oli ka natuke juba ruumipuudus, nii et ka need tomatitaimed olid meil juba 2 kaupa pandud ühte topsi. Ja see väga hästi toimis ja niimoodi mul tegelikult oli võimalik ka rohkem taimi taimelampide alla ära mahutada. Et ka see aasta ma proovin mitmeid uusi tomatisorte. Uued on nad siis rohkem meie perele. Ja loodetavasti ka 2 sorti, mis on täiesti uued kogu maailmale sellest aastast alates. Mul on siin ka ühed õppematerjalid, mis ma jätsin eelmisest sügisest alles, et näidata just seda, miks peaks tomatitaime istutama sügavamale, kui ta oma potis on kasvanud. Et need taimed ka, nad on tegelikult potistatud mul ainult 1 korra. Et algusel nad olid siis külminõus, kus ma siis suuremad taimekesed noppisin välja ja istutasin 2 kaupa siia jogurtitopsi. Kui ma oleksin veel varem alustanud taimede kasvatamisega ja kuna see külm siin vahepeal ehmatas meid ära, siis ma ilmselt oleksin samasse topsi lihtsalt mulda peale pannud. Et tomatil on see imeline omadus, et tema varrele tulevad juured, kui ta puutub niiskusega või siis niiske mullaga kokku. Mis tähendab seda, et kui istutada siis tomat oma lõplikule kasvukohale, et antud juhul siis siia kütteta kasvuhoonesse, siis me istutame ta sügavamale ja kerge nurga all, et siis seda kasulikku juuremassi, mis seda taime toetab vee ja toitainetega, oleks rohkem. Ja see teeb tegelikult ka meile selle võimaluse, et need taimed on palju põuekindlamad ja ma ei pea väga palju siin muretsema selle pärast, et iga päev siin kastma, vaid et ma saan sellise režiimi neile selgeks õpetada, et kastan siis, kui on vaja ja loodetavasti kord nädalas või kord paari nädala jooksul. Et mida me siin näeme nendel 2 varrel on see, et nad olid istutatud kuskile nii sügavamale. Kui ma nad välja tõmbasin, siis osad juured tegelikult jäid veel mulda. Nii et see ei ole kogu see juurekava, mis neil välja arenes, aga mõte on nagu selles, et kui nad olid potis ja toas ette kasvamas, siis nad olid kuskil, no ma arvan, kuskil siiamaani äkki juurtega. Aga siis ma istutasin nad sügavamale kuskil 5-7 sentimeetrit ja siis ka selle juure osa siia on juurde kasvatanud endale varre külge. Ja tegelikult võib ka natuke julgemalt veel istutada niimoodi kergelt nurga alla, et mida rohkem juuri taimel on, seda paremini ta siit mullast ka neid toitaineid ja vett ka kätte saab ja seda paremat saaki võib siis ka sellelt taimelt nagu oodata. Minul siin polükarbonaat kasvuhoones on selline korraldus, et mina kasvatan mullas ja siit see muld on saanud nagu rikastatud iga aasta millegi heaga, vastavalt siis sellele, mida ma parasjagu olen kätte saanud. Ja siin näiteks see pruun asi siin praegu on hoopiski hobuse sõnnik, mitte turvas. Mina ka ei ole siin 10 aasta jooksul kordagi mulda välja vahetanud, sellepärast, et ma lihtsalt ei pea seda vajalikuks, aga need, kes armastavad turbas substraadis taimi kasvatada, siis jah, võib selle peale nagu mõelda, sest et turvas ise ju toitaineid tegelikult taimele ei anna. Tema lihtsalt on selline hea substraat, mille sees taime juurtel üldjuhul meeldib areneda ja ta hoiab hästi mineraale kinni, just mineraalsetel taimeväetistel, et on selles mõttes nagu imeline materjal, millest taimi kasvatada. Aga see siin tegelikult on muld. Ja see muld sai siia siis, kui oli kasvuhoone meil paika pandud, siis ma lihtsalt eraldasin siit selle murumetta ja olen siis iga aasta siia midagi juurde pannud, et siis seda hoida viljakana. Et kellele meeldib väetada ja kes arvab, et tema mullas ei ole piisavalt toitaineid, siis kindlasti toimetage selliselt, et lämmastikuga üle ei pinguta. Sellepärast, et muidu teie taimed lihtsalt kasvatavad palju lehti, aga me tegelikult tahame,
et nad kasvataksid meile palju vilju. Ja selles mõttes on tomatile on küll NPK vahekord nagu väga-väga oluline. Et selles mõttes ka, et siin üle-eelmistel aastatel ma olen saanud hobusesõnnikut siia panna, ka laagerdunud hobusesõnnikut. Et mul on sellised sõbrad, kes meid hästi tunnevad, et nad teavad, et külla tulles läbimõeldud kink on tuua kott sõnnikut. Ja nüüd, kui ma siia selle augu teema käega tunnen ka, et see on soe, mis tähendab seda, et tomati võib maha istutada, et tomat tõesti armastab sooja. Nii, mina siia auku midagi juurde ei pane, kuna ma siin varakevadel juba kaevasin sisse kodust komposti, nii et ma olen täitsa veendunud, et siin on piisavalt igasuguseid toitaineid olemas, aga ma tean ka, et igaüks toimetab nii, nagu tema aias kogemustele tuginedes asjad kõige paremini toimivad. Mina lihtsalt tean, et kuna ma olen siia igasuguseid headuseid sisse seganud, et siit tuleb ka biosüsitükke, mis on kompostiga laetud, siis sellest piisab ja nagu me teame, siis liiga palju head ei ole ka enam hea. Nii, ja nüüd, kuna mina seon taimed üles tugiraamile ja mulle meeldib paelaga taimi üles siduda, eriti neid kõrgeid sorte, siis ma tean, et umbes selle koha peal on optimaalne panna. Ja ma istutan taimed lohu sisse, kohe räägin ka miks. Et ma kõigepealt paigutan ta siia ära, võtsin ära alumised lehed vahepeal, et kuna need taimed on nüüd väiksemad, kui ma tavaliselt ette kasvatan, siis ma istutan nad lohu sisse. Kui nüüd mõnikord on kevadel niimoodi, et tõesti ei saa taimi välja istutada ja nad kipuvad venima, siis võib täiesti julgelt lihtsalt taime panna natukene kas pisut sügavamale, aga siis natuke nagu niimoodi õrnalt painutada teeda siia pikali. Et siis see väljavenimine ei ole üldsegi probleem. Tomat on tohutult andestav taim tegelikult. Andke talle lihtsalt toitaineid ja sooja ja vett ja ta lihtsalt vohab. Nii et ma sätin ta nüüd siia natuke lohu sisse ja istutan ta nüüd siis kuskil 4-5 sentimeetrit sügavamale. Miks selle väikse taime ainult 4-5 sentimeetrit sügavamale? Sellepärast, et ma ei taha, et ta arvaks, et ma teda matan, vaid ma ikkagi tahan, et ta saaks aru, et ta on nüüd maha istutatud ja ta võib rahulikult siia 4-5 sentimeetrit siia varrele endale juuri kasvatada. Nüüd, kui ta hakkab juurduma, siis esialgu pealt ei ole näha, et ta kasvama hakkab, et ta ei hakka endale kohe lehti kasvatama, sest et ta suunab nüüd oma energia siia juurdumisele. Aga õige pea, siis kui ma näen ka, et see latv hakkab ilusti kasvama, siis ma eemaldan ka need 3-4 alumist lehte ja siis ma täidan ka ülejäänud selle augu mullaga. Ja kui tunnen ka, et tahan siia mingit väetist juurde panna, siis segan selle siia ümbertringi sisse. Ja ega midagi muud ei olegi, nüüd tuleb kasta ja ma kastan, mul on veel lumesulamisvett. Selle kannu ma tõin juba hommikul siia valmis, et ta saaks ilusti soojeneda, et tomatil siis alati kasta sooja veega, tema hirmsasti armastab sooja. Kui teda päris külma veega kasta niimoodi, et vesi läheb otse juurtele, siis ta ei pruugi väga õnnelik olla selle üle ja võib isegi sellisel varakevadsel istutusel välja minna. Ja teine asi, et kui te toote toast tomatitaimed õue ja ei ole neid harjutanud sellega, et on olemas ka päris päike ja lauspäike, siis võib taimedel tekkida päiksepõletus ja see tähendab seda siis, et lehed lähevad valgeks, et üldjuhul nad suudavad sellest toibuda, aga see oleks hea, kui saaks neid esialgu varjutada, kuni nad siis harjuvad sellega, et nad on oma lõplikule kasvukohale välja istutatud. Nii, ja nii lihtne see ongi. Nii et sellised toredad õppematerjalid, ma loodan, et saate, kes on just algajad siin ja alles teinud algust oma teekonnal, et ise endale tomateid toidust kasvatada, siis näete, et miks on tõesti vaja seda taime sügavamale istutada.